Väga hea. Aitäh sulle, et sa ütlesid. Vahel tuleb igast huvitavaid segajaid, sest et need on kõik sellised segajad, mis mõjutavad elektroonikat ka. Et see on täitsa tavaline, kui me energiatest räägime. Nii, nii. Siin oli igasuguseid vastuseid. Siin oli, et kui ma küsisin, mis on ime, grupis oli, et minu laps on mu suurim ime, et ime on, et kõik lumehelbed on erinevad ja unikaalsed. Absoluutselt. Nii, kohe ma vaatan. Mhm. Iseenda mina ja elu kogemine ongi imeteime. Mhm. Siis oli siin veel kirjas, et minu ime seisneb kogemuses. Ütlesin kunagi kellelegi tõtt näkku, aga ma olen selline, kes ei ütle teistele niisama halvasti. Siis hakkasin väga põdema, et äkki ikka tegin talle haiget. Mul oli väga halb olla. Mõtlesin Jumala või universumi poole pöörduda, hakkasin paluma, et kui tegin valesti, siis las olla mul halb tunne edasi, aga kui tegin õigesti, siis palun võta mult see paha tunne ära ja mõne hetke pärast olin ma täiesti rahulik. Minu imed on sellist laadi. Väga põnev. Nii, veel kirjas on siin, et hetkel tunned, et mina olen kõige suurem ime. Ja veel on siin, et õigel ajal õiges kohas õige inimesega häid lahendusi leida, et see on ime. Siis tuli siit veel. Minu arvates suurim ime on see, kui vastupidavad ja paranevad nii füüsiliselt kui vaimselt me oleme. Täiesti õige. Kui palju lootust see annab kõigile? Isegi kõige madalamast kohast elus on võimalik välja ronida. Ka kõige raskemate haiguste kiuste on ikka lootus ning paistab ka haigele tunneli lõpus valgus. Nii just, et siin on nagu erinevaid nurki. Ja minu jaoks on ime see, et ma olen leidnud üles oma rõõmu, oma kerguse, oskan juba olla olemises. Ja siit tuli ka, et mõtlen, aga vastust ei tule. Võib-olla elu ise, kuidas loodus toimib, nii ebakindel, aga samas nii kindel. Kuidas tasakaal alati taastub ja kõik laheneb, see on ime ja see on imeline. Ja et selle kommentaari jättis Monika, et Monika, sa ei ole üldse ainus, kes ütles, et ma mõtlen ja vastust ei tule. Nii, siin on veel siis kirjas, et ime, see on midagi, mis ületab ootusi ja seletusi. Midagi, mis ei mahu ainult mõistuse raamidesse, vaid puudutab hinge. Ime on hetk, mil süda tunneb ära, et siin on midagi enamat kui juhus. See võib olla vaikus, mis rahustab südant. Inimene, kes tuleb just õigel ajal, paranenud valu, mille jaoks ei olnud olemas ühtset lahendust. Ime võib olla ka andestus, milleks sa polnud valmis ja ometi see juhtus. Väga pikad sellised seletused ja ime on see, kui raskelt haige terveneb. Nii, kohe ma tahaksin nüüd seda kõike kommenteerida. Kui te siit nüüd panite tähele, siis hästi paljud kommenteerisid seda sellises, ütleme nii, väga hästi spirituaalses võtmes või hästi siukses globaalses või poeetilises lausa. Loomulikult mitte keegi ei vaidle sellele vastu, et kogu meie olemine, kogu meie olemus, me kõik oleme täiesti üks suur ime. Elu on ime, sinu keha on ime, kõik on ime, meie planeet on ime. Mina tahaks siit natuke ikkagi sinna sügavamale kaevuda ja otsida siit selliseid imesid, et mida me võib-olla vaatleme rohkem nagu manifesteeringu võtmes. Et mida sina oma ellu soovid, milline ime võiks sündida? Et mis oleks sinu jaoks üldse ime? Et kui juhtuks midagi, mida sa võib-olla oled oma ellu soovinud ja sa ei oska seda üldse oodata. Sest et kui me nüüd päris nagu sellist imemõtet mõtleme, siis see võiks olla midagi sellist, mis ikka vastu igasugust loogikat sinu elus juhtub. Ja see on ülimalt tore ja äge asi, mida sa ei oska mitte kusagilt oodata, mida sa ei valva, mida sa ei oota, mida sa ei aima. Sest tihtipeale me ajame segamini ime millegagi, mis on tegelikult põhjus ja tagajärg. Sa teed midagi ja siis sünnib ime. Aga meie otsiksime siit sellist imet, mis tuleb nagu välk selgest taevast. Sa tahad midagi, aga
sa isegi ei arva, et see oleks sulle võimalik või kuidagi üldse reaalne või üldse loogiline, aga see juhtub. Ja vot ma tahaksin teada, kas te olete kogenud midagi sellist oma elus? Sest et kui me nüüd ainult jääme sellele platoo peale, et oo, elu on ime ja mina olen ime ja keha on ime, et ime puhul me peaksime ka üllatuma, ütleme niimoodi, et nagu kogu aeg mõtlema, et ahaa, issand, kuidas selline äge asi sai juhtuda. Aga ma olen täiesti kindel, et meie igapäevaelusid vaadeldes sa iga päev ei käi ringi. Võib-olla sa oled juba nii kõrgel tasemel, et sa mõtled, issand jumal, milline ime ma olen või milline ime on üldse elada. Võib-olla sa oled, aga enamus inimesi siiski ei ole nii kaugele omadega jõudnud. Aga meie otsime siit neid imesi, mis on täiesti jalust rabavad. Kas neid on sinu elus olnud? Nii et kes on vaatamas või vaatab pärast hiljem, kommenteeri ka. Kas sa oled kogenud tõelist imet? Sest kui sa ütled mulle, et ime on, et issand, ma sain tulumaksu tagasi. See ei ole tegelikult ime. Sa tegid tööd, sa teenisid tulu, sa said tagasi raha, seal ei ole imega mingit pistmist. Või isegi laias kontseptsioonis, et palun mitte pahandada, aga kui ma ütlen, et kui sul sünnib laps, siis selles imevõtmes see ei ole tegelikult ime, sest see on, sa seksisid oma partneriga ja laps eostus ja hakkas kasvama su kõhus. Kui me nüüd vaatleme ime, vot ime võiks olla see, et kui sulle on öeldud täiesti kindlalt arstide poolt, et sa ei saa lapsi ja sa saad ja sa jääd titaotele. Vot see on ime. Ime on see, kui sa oled haige ja järsku paugust ärkad hommikul üles, oled täiesti terve. Mõtled, mis asja, mismoodi see on? Et tavaliselt, kui on nagu veninud see haigus. Või kui päris raskele haigele öeldakse, et sul ei ole mitte mingisugust elulootust ja sa saad terveks. See on ime. Ja me võime eristada ka mikroimesid ja suuremaid imesid, aga imesid on ja imesid võiks kogeda me kõik. Aga kui sul ei ole nagu selgust ka, mis see ime on või mis sinu jaoks on ime või kas sa oled neid kogenud, siis see võib ka näidata seda, et sul ei ole imede sagedusest mitte mingisugust aimu. Sa ei ole siis sellel energeetilisel sagedusel. Ei ole kogenud. Okei, jaa. Mina hakkasin, kui mina alustasin energiatööga, mina hakkasin peale seda tohutult kogema imesid. Ja siis ma sain aru, et ja vaatasin energiat, nii nagu ma vaatan, et ongi hoopis teine sagedus. Seal on siis hästi palju erinevaid komponente, seal on vaja hästi palju usaldada, saada aru, mida sa oma ellu soovid, tänulikkuse komponendid ja muud asjad ja energia peab olema ülimalt puhas segajatest. Ma toon mõne lihtsalt näite, mida võib lugeda siis imeks. Räägin ühest asjast veidi pikemalt. Siin paar aastat tagasi, kui ma kuulasin ühte oma mentorit ja kuulasin tema lugu, tema rääkis, kuidas temal õnnestus, kuidas tema sai oma ellu ühe luksuseseme, ühe Cartier teemantiga sõrmuse, mis maksis siis mitu miljonit. Ja mina siis niimoodi kuulasin, suu ammuli mõtlesin, et Cartier ja kõik värgid, et mulle luksusasjad väga-väga meeldivad, sest et see on omamoodi kunst. Seal on tagamõte, seal on teistsugune energia. Aga mul endal siis ka sellel hetkel päris selliseid esemeid ei olnud. Ja mina siis kirjutasin ikka üles, nii nagu ma armastan hästi palju siis teha ka automaatkirjutamist igasuguste asjadega ja panin sinna kirja, mina tahan Cartier sõrmust. Ma isegi ei mäleta, kas ma panin ta sinna nagu, et ma tahan või ma soovin, aga ma viskasin selle palli õhku. Ja üks kiiremaid imesid, mille üle ma siiamaani naeran ja mis vahel juhtub, oli see, et mis siis edasi hakkas juhtuma. Ega ma selle peale rohkem ei mõelnud, sest see ei olnud mingi tähtis asi, aga see oli selline soov. Seal ei olnud mitte mingit vajamist taga, seal ei olnud mitte mingisugust tähtaega taga, seal ei olnud mingisugust kinnisideed, et ma pean selle saama või millal ma pean selle saama või millise ma pean saama. Nii et ma paiskasin selle siia ühisvälja ilusti üles. Järgmisel päeval
oli vist järgmisel, ma usun, et oli. Helistab mulle minu abikaasa või ma ei mäleta, kas ta kirjutas Messengeri ja küsib, et kuule, et kas sa oled midagi tellinud, et mul tuli mingisugune pakk, et postkontorisse ja tolli peab maksma. Mina räägin talle, et ei, ma ei ole midagi tellinud, eks ju sa siis ise ikka midagi tellisid. Ta ütles, et nojah, et vahel ma mingeid asju ju tellin, et aga ma praegu ei mäleta küll, et ma oleks midagi tellinud. Ja tuleb tema siis õhtul koju ja ütleb mulle, kuule, vaata, ma tõin sulle sõrmuse. Nii, ja sellesama karbi ta siis mulle ulatas. Ja selle karbi sees oli siis see Cartier Signature sõrmus. Nii, kas enam kiire seda imet või manifesteeringut üldse võimalik ellu saada, eks kiiremat on ka, aga ma räägin siis selle loo sinna taha. See ei olnud mingisugune sõrmus, mida mu mees mulle kinkis. See sõrmus oli seal paki sees. See sõrmus ei ole originaal, see on kusagilt Hiinast tulnud. On täiesti teadmata, kuidas see pakk jõudis minu meheni ja minuni, sest et seal ei olnud peal ka mingisugust täpset aadressi. Mu mees ei ole seda mitte kusagilt tellinud, ta maksis sellest $8 seda tollimaksu. Ja see sõrmus on nüüd siin, sest meil ei olnud seda ka kusagile tagasi saata. Vot selline asi on ime. Ma muidugi mõtlesin, et ma oleks pidanud oma täpsustustes tulema pärast selgemaks ja kindlamaks, et ma tahan originaali. Aga sellised imed on võimalikud. Ime on näiteks selline asi, nagu mul siin ühel kliendil just oli, et tal tegi koolieksameid ja ta oli täiesti veendunud, et ta saab väga halvad punktid oma töös ja väga halva hinde. Tähendab halvema, kui ta oleks tahtnud. Ta oli endast väga väljas ja siis tulid need tulemused ja need olid peaaegu maksimumi lähedased. See on ime. Mis on veel ime? Ime on see, kui ma ärkasin ühel esmaspäeva hommikul üles, tegin lahti oma meili ja vaatasin, õnnitleme, te osalesite loosis ja olete võitnud 20 000 eurot. Ja see ei olnud nüüd mingi need naljameilid, mis olid. See oli konkreetselt üks koht, mida ma teadsin ja keskkond, mille osaline ma olen. Mul ei olnud õrna aimugi, et ma üldse loosis osalen. Aga ma võitsin selle loosi ja see oli nagu huvitav loos veel seal, et nimed siis ka sisse pandud ja siis oli saadetud video sellest, kuidas siis loosimisel see minu nimi sealt välja tuli. Ja ma võitsin 20 000 eurot. See on ime, sest seal ei ole mingit ootust taga, seal on niimoodi, et selline üllatus, et seal on siis alati see üllatusmoment ja selline elevus ja vahva tunne, mis sinna taha tuleb, et need on siis tegelikult imed ja meil on võimalik neid elus kogeda. Aga selle jaoks me muidugi peame aru saama, mis need imed üldse on. Me peame midagi soovima, nii nagu mina soovisin oma sõrmust. Ilmselt sellel ajal ma soovisin ka rohkem raha, rohkem sissetulekut, võib-olla rohkem imesid ja mulle antakse. Aga selleks on meil vaja olla imede sagedusel. Ja imede sagedus on tõesti lahe koht, et need on ainult sellised pisikesed näited. Kui sa tahad nüüd rohkem kuulda imede sagedusest, siis 15. mail algab kursus imede sagedus. Ma panen selle lingi siia ka. Kui sa tahad tulla osalema, siis oled väga oodatud. Mida me seal siis teeme? Seal me teeme siis seda, et me räägime täpselt läbi, me tunnetame ja ma puhastan energia välja nii palju, et sa saad sinna sagedusele. Või et sa saad üldse aimu, mis see sagedus on, et sa saaksid hakata imesid oma elus kogema. Selleks peab muidugi ka lisaks võib-olla natukene veel mingeid asju oma energiast tegema, energiatööd, ehk sul oleks vundament puhas ja kõik muud asjad, aga vähemalt avame need uksed sulle, et see oleks üldse realistlik. Nii et kui sa tahad imede sagedusele tulla minuga koos, siis oled väga-väga oodatud.
Nii et tegelikult, kui sa mõtled, ma arvan, et igaüks meist on ikka mingisugust mikroimet kogenud. Mingisugustki mikroimet. Et mõelge sellele natukene ja mõelge, mis oleks praegusel hetkel teie jaoks suur ime. Et kes on otse siin vaatamas, võid kommenteerida ka, kuidas sa tunned, mis oleks praegu sinu jaoks suur ime? Mis see oleks? Ja kui sa tunned, et see ei ole jälle see, et ma teen midagi ära ja siis ma selle saan, vaid see oleks lihtsalt nagu see üle võlli, täiesti ebaloogiline, ebanormaalne, aga ma tunnen, et see muudaks mu elu või teeks midagi huvitavat mulle või näitaks mulle midagi minust. Sest kõik on meie sees olemas. Sul tuleb ainult meelde tuletada, kes sa oled, kui võimas sa oled, kui palju sa saad enda heaks teha. Uus kodu. Ja just nimelt, et siin tulebki tunnetada, nii, kas mul on võimalik see uus kodu? Hmm. Praegu on tunne, et ei ole ja kui kiiresti, kui palju mulle tundub, et ma selle heaks tegema pean. Mina mäletan ka, kuidas mina uut kodu tahtsin ja ma tahtsin täpselt kindlasse piirkonda. Ma tahtsin, et ta oleks väga ilus, nagu me ikka kõik tahame. Ja ka selles piirkonnas tavaliselt ei olnud absoluutselt maju müügil. Lihtsalt ei olnud saada, kõik olid ammu nagu sinna juba oma krundid ostnud ja ehitanud. Aga ühel heal päeval siis pärast seda, kui ma hakkasin seda mõtet natukene, et tahaks nagu sinna ja seda tunnetama paremini ja vaatlema seda paremini, siis üks kuu aja jooksul tuligi müüki täpselt selline maja, nagu ma üldse unistada olin osanud. Ja osutus ka võimalikuks see endale osta, mis oli natuke aega enne seda täiesti reaalsusest väljas. Nii et sellised asjad võivad juhtuda ja me ei pea siin küsima, miks, me ei pea sinna klammerduma. Me peame natuke oskama seda mõista. Nii et kui sa tahad imesid paremini mõista ja saada aru, mis seal taga on ja kuidas need asjad käivad, siis mina ootan sind väga imede sageduse kursusele. Ja see jääb sulle vaadatavaks alatiseks, nii et igal ajal sa võid, me teeme seal sügavat energiatööd ka, et me teeme seal korralikku energiaseanssi, et sa võid alati igal ajal selle juurde tagasi pöörduda ja oma välja puhastada. Nii et aitäh, et te kuulasite täna pühapäeva õhtul ja loodan teiega kohtuda juba imede sageduse kursusel. Ja kellel on veel küsimusi, pane aga julgelt siia ja võin hiljem tulla veel laivi ja rääkida sellest. Nii et arutleme. Aga muidugi, üldises plaanis on meie elu on ime, iga meie hingetõmme on ime, sina oled täielik ime. Unikaalne, kedagi teist sellist ei ole, sa oled täiesti super viimase peal. Ja me peame ainult tänulikud olema, et me saame seda kõike kogeda. Toredat õhtut teile, olge tublid. Tšau!